ma arvan, et olulised on arendusmeetodite kirjeldused ja tutvustused ja ained, mis räägivad nendest IT-süsteemide kujundamisest. Jah, meil oligi täitsa tegelikult infosüsteemi analüüs ja kas projekti tegemine, mingi siuke aine, mis oli hästi-hästi seoti ikkagi täpselt meie õppekavaga. Aga muidu tõesti siis need igasugused meetodid ja üldisemad ülevaated, mis miski on. IT-valdkonnas töötajana ma näen, et nad on väga kasulikud ained, sest et need näitavad tegelikult seda sisu, mis ühes IT-ettevõttes võibki olla. Et spetsialiseerumine tuleb hiljem, aga üldpilti annab hästi kätte. Tegelikult veidi imestatakse seda enam, et on eriala muutus. Et ma varasemalt on töökoht on kõik natuke teise erialal ja siis imestatakse, IT-valdkond, käid iga õhtu koolis, kuidas sa jaksad? Ja inimesed imestavad, aga samas on kiidavad. Ja nad kiidavad tõesti heaks. Väga tubli, et jõuad. Just oma mingi töökaased, kes lähevad kell 5, tunned, ma olen väsinud. Koju mõtled, issand, sa lähed kooli. Aga tegelikult on vist mingi selline asi, et tuleb teise keskkonda, teised asjad ja tuleb see uus elu. Jõuad rohkem seltskond, kes õhtul koos käib, ongi juba erilisem just sellepärast, et nad sellisel ajal siin kohal on. Et see on päris katsumus selles suhtes. Aga tegelikult on hästi lõpus see just, et see seltskond on erinev. Hästi erinevast valdkondast inimesed tulnud, kes on nüüd enamus teise haridusena hakkavad IT-asju õppima. Et nad on vaikselt kas liikunud oma eluga sinna valdkonda ja siis nüüd on vahetanud eriala. Ja see annab sellist lisavaadet ka teistest valdkondadest ja ettevõtetest.